Kui Mari-Liis mulle ütles, et selle aasta piparkoogimaania teema on mütoloogia, siis ma mõtlesin, et jess, küpsetaks ka jälle üle, ma ei tea, mitme aasta. Ja siis ma käisin selle mõttega 2 nädalat ringi. Ja siis ma sain aru, et mul ei käi seda nipsi ära. Ma ei saa aru, mida ma peaks küpsetama. Siis tuli Mari-Liis, et aga see oli paar nädalat hiljem, et kuule, teeme loengu. Ja mina jälle muidugi kõik väljakutsed tuleb alati vastu võtta, ütlesin, jaa, teeme, ma olen nõus. Ja kui ma esmaspäeval istusin laua taha, mul olid mingid visioonid, mu alateadvus oli sellega juba töötanud, aga need kõik sattusid olema, lõpuks langesid millimallika tasandile. Nii, kui nüüd rääkida mütoloogiast, teil on siin see esimene leht juba tükk aega ees, siis ma kindlasti toon mingeid paralleele, ma jätsin välja kogu kunstiajaloo teema, mis on tegelikult minu nagu see tavaline teema ja otsustasin, et ma keskendun siis ainult mütoloogilistele objektidele. Ja esimene asi, loodusteadlased ütlevad, et mütoloogia on primitiivne teadus. Kirjandusteoreetikud ütlevad, et see on kirjandus. Ajaloolased ütlevad, et mütoloogia on ajalugu ja teoloogid väidavad kindlalt, et mütoloogia on primitiivne religioon. Ja kui ühel asjal on nii palju nagu erinevaid võimalusi, siis sealt hakkavad ka pihta kohe keerukused. Sest tegelikult mina, kes ma olen küpsetanud ainult kunstiajaloo teemal üks kord ja ma ei ole väga kõva küpsetaja, sain seda teemat ette valmistades aru, milles on tegelikult probleem. Minu enda jaoks, võib-olla, et mõne jaoks veel. Kunstiajalooga oli jube lihtne, seal on see teos ees ja sa saad teha sellest teosest nii-öelda piparkoogi vaste. Noh, me kõik mäletame seda Van Goghi päevalillede teemat. Või siis sai selle asja nagu ümber pöörata, eks ole, teha tast sellise paroodia nagu mingis mõttes. Mütoloogiaga on see, et kõik need tegelased, tähendab, on loomulikult selliseid mütoloogilisi olevusi, keda me kõik tunneme, teame, oleme näinud, kohanud oma igapäevases elus. Aga väga palju on ka selliseid tegelasi, keda mitte keegi, mitte kunagi ei ole näinud. Neid on ainult kirjeldatud. Ja mina, kui ma nüüd seda loengut ette valmistasin, siis ma tegelikult, ma ei olnud kunagi sedapidi mõtelnud. Ja ma saingi enda jaoks ka selgeks, et tegelikult mütoloogia algabki kirjandusest või see ongi kõigepealt. Esimene asi on suuline pärimus. Suulise pärimusega on üldiselt ju väga lihtne, see on teada. See on nagu laste telefonimäng, et siit otsast läks see sõna sisse ja sealt tuli see hoopis teine sõna välja, eks ole. Aga nii pea, kui asi on kirja pandud, teda võib olla, et on 7 korda valesti tõlgitud ja ta on mitu korda hävinud ja teda on jälle uuesti kirja pandud. Aga kui see kirjalikult, see alge on olemas, siis on juba nagu millelegi toetuda. Ja siit tuleb kohe järgmine asi, et kõik, ükskõik millise mütoloogilise teema nagu lahti võtta, siis see algab tavaliselt raamaturahvastest. See algab Mesopotaamiast. Ja siis läheb ta edasi ja jõuab tänapäeva välja ja olgem ausad, me kõik ise igapäevases elus, te ei taha seda võib-olla uskuda, loome oma mütoloogiaid. Mina nüüd mõtlesin selle nagu selle nädala jooksul läbi. Müütidega on selline lugu, et nad põimuvad. On kõigepealt see üks müüt, sinna juurde tuleb 2 müüti, nendele 2 tuleb veel järgmised ja lõpuks ongi terve müütiline struktuur. Nii et see, kui me hakkame ühest müüdist rääkima, võib meid viia järgmise ja nii edasi ja siis me võime jõuda jumal teab kuhu lõpuks. Ja nagu ma ütlesin, et me kõik ise neid müüte igapäevases elus ka kipume looma, aga tegelikult on meil ka olemas arheotüüpses mälus selline nagu mõtlemise vorm, et teatud asju me ei tea, kust need tulevad, aga need on umbes täpselt samuti, nagu nad olid minu pärast, ma julgen öelda ka 6000 aastat tagasi. Ja üks osa on ka sellest seda inimlikku loomust loomulikult, sest inimesed kõikide aastatuhandete jooksul oma olemuselt tegelikult ei ole muutunud. Ma valisin teemadeks, millest ma hakkan rääkima põhjalikumalt 3 ja ma otsustasin, et esimene teema on siis, nagu te juba kirja loete ja asja näete, on siis selline elukas, keda kõik me oleme näinud, täiesti reaalne loomakene
ja lihtsalt vaatame siis, kuidas temaga on aja jooksul käitutud ja mida me võiksime temast arvata. Ja tegelikult, miks ma ta veel valisin, ta on väga tugevalt ju seotud Eestiga. Ja üks asi on veel, ta on seotud ka piparkoogimaaniaga, sest ma ei tea, mis aasta see oli, aga igal juhul ühel hetkel üks uss, ma tean, et seisis seal näitusel, piparkoogimaania näitusel. Niisiis, see konkreetne vaip, ma pean ikkagi selle autori ütlema, on Oskar Kallise 1915. aastal loodud ussikuninga vaip. Ja see vaip kaunistas Kadrioru presidendi ruume kuni aastani 1940, nii et täiesti selline ajalooline vaip. Ussikuningas ise, nagu teda kirjeldatakse, on tavaliselt suuremat sorti madu, kelle peas on kroon. See kroon, andmed erinevad, võib olla punane, see võib olla kuldne, see võib olla mis tahes, aga see kroon, mulle tundub, on ussi küljes kinni, sest siis öeldakse juurde, et kui inimene selle krooni ära sööb, siis ta hakkab mõistma lindude keeli ja saab tunduvalt nagu nägijamaks või targemaks. Kui me räägime ussidest, siis mütoloogias jagatakse see nagu kahte tsooni. On mütoloogia, kus uss on suurepärane, väga hea elukas, ja on teine pool, kus ta on saatana sigidik, ta on otse põrgust tulnud, et inimesi ühesõnaga kuidagi nagu nii-öelda halvale teele meelitada. No te saite ilmselt aru, et üks on siis meie Eesti rahvuslik mütoloogia, kus tundus, et ussi tapmine võrdub sellega, et see tähendab seda, et sa võid endale väga suured õnnetused kaela tõmmata sellega. Ja teine on siis see kristlik religioon, mis väidab, et kui sa ussi maha lööd, siis saad sa kindlasti mõned patud andeks. Et täiesti sellised vastakad arvamused. Vanad eestlased, ma tuletan teile meelde, kaasaegses mütoloogias on minu meelest väga vahva teos, see on Mees, kes teadis ussisõnu, Andrus Kivirähk. Ja umbes niimoodi käitusid ka vanad eestlased, nimelt 17. sajandil, mõelge, see ei olnud üldse mitte väga ammu, 17. sajandil kirjutab Viljandi kirikupraost Liivimaa lühiajaloo ülevaates, et kujutage ette, Liivimaal ikka veel peetakse madusid talus. Nad on nii taltsad, et nad elavad perekonna keskel ja nendega mängivad lapsed. Nad magavad inimestega ühel asemel. Nii et, ja see ilmselt 17. sajandil tundub ikka täiesti nagu ennekuulmatu või ilmvõimatu. See, et eestlased usse armastavad, sellest räägivad ka meie pühapaigad. Ja minul on siin galerii siis Eestis leiduvaid ussikive, sest see on tavaliselt selline kivi, millel on siis looduslikult ussikujutis või on natuke ka kaasa aidatud seda ussikujutist seal tekitada. Et see on selline, ütleme siis Eesti galerii. Kui nüüd tulla selle Oskar Kallise ussikuninga juurde tagasi korraks, siis miks just sinna, see on nagu Eesti Vabariigiga kõvasti seotud see vaip, 24. veebruar on ussi äratamise päev kalendris. Ja kes siis teab, millal tegelikult ussikuninga päev on? Inimesed nokutavad, ma mõtlen, et võib-olla on see teada. See on 25. aprill. See on tegelikult see ussikuningapäev. Ussikuningapäev, kus siis see suur krooniga uss tuleb välja, kutsub oma alamad nii-öelda kokku ja siis nad peavad nõu tõeliselt. Ussikuningapäev muides on ka Püha Markuse päev. Püha Markus teatavasti oli see mees, kes 60. aastal Roomas koos Peetrusega oma evangeeliumit kirjutas. Pärast läks ta, moodustas Aleksandria kirikut ja 69. aastal minu mälu järgi ta suri. Aga aastal
see oli 9. sajand, kui tema säilmed siis Veneetsiasse toodi ja temast sai Veneetsia kaitsepühak. Mäletate, see oli see lõviga mees. Nii, Eesti ussid. Vanad ussid. Mul on siin Uroboorose slaid vahepeal, see graafiline. Ma lihtsalt ei saanud seda kuskile mujale panna, ta ei oleks ka kuskile mujale sobinud, ta ei sobi ka selle lehe peale, aga see on siis teile see viide või see teatud niisugune mõttekoht, see on alkeemikute märk. Keemikud ka tunnevad alati nagu kerget ärevust, kui nad seda Uroboorost näevad. See on siis see loom, kes sööb oma saba. Aga teisel pool, paremal pool on siis kõige vanem füüsiline teos, mida saab ussidega seostada ja see on ajastust Egeuse kultuur Kreeta saarelt jumalanna madudega. Ja usside kultus, ussid kindlasti olid väga tähtsad tegijad ka veel varasemal perioodil, aga ma lihtsalt räägin seda, et visuaal on siis see kõige varasem. Aga teada on Kreetalt ka see, et kindlasti mitte ainult jumalannad ei tegelenud madudega, vaid seal ka ilmselt oli madu ikkagi selline positiivne ja teatud mõttes nagu austatud elukas. Samas madusid on aegade jooksul või aja jooksul neid saab ka, nad muutuvad. Kui see Oskar Kallise vaip oli 3 peaga madu, siis see on ka täiesti levinud versioon. Ühel hetkel võib see uss hakata ka muutuma ja tal võivad isegi jalad alla tekkida. Neid pilte ma näitan teile hiljem, aga enne peaks ma vist rääkima veel ühest väga vanast legendist, kellele tulevad pildid tuttavad ette. Kõik te olete kunstiajalugu kuigi palju ei õppinud. Ongi nii või? Ma mõtlesin, et siin tekib see, vaadake, hea loeng on selline, kus... Jah, Pergamoni altar. Miks ma seda pilti näitan, on see, et ma mõtlesin, et ma püüan seda usside teemat siis ka lahata selles plaanis, et usside teema tuleb juba maailma loomisest alates ja ma ei räägi siin praegu Vanast Testamendist või Piiblist, vaid ma räägin, ütleme, et kõik vanad kultuurid, kui nad hakkavad lahti arutama seda, et kuidas maailm on tekkinud, siis tavaliselt on alguses kaos. See on Egiptuses nii, see on Kreekas nii, see on mujalgi nii. Ja miks ma nüüd väidan, et need jumalad on nooremad kui see Egeuse jumal, ma võtsin lihtsalt tuimalt aluseks nüüd selle visuaali nagu ajastusest Kreeta kultuur, ehk Egeuse kultuur on, eks ole, enne, siis tulevad helleenid oma Kreeka kultuuri ja oma maailma loomise legendidega. Samas me ei tea, kui kaugele need legendid ulatuvad, eks ole. Niisiis, kõigepealt oli kaos, me oleme Kreekas. Kõigepealt oli kaos, siis sellest kaosest eraldus Uranos ja Gaia. Gaia on kaose sõnale väga lähedal. Need olid esimesed suured tegijad Kreeka mütoloogias, Uranos taevas ja Gaia maa. Mis tähendab seda, et taevas ja maa eraldusid. Niisugune oli see antiikne nägemus. See legend on väga pikk ja ma väga pikalt ei tahaks sellel peatuda, aga Uranos, see on see kuum suhe ilmselt, ei soovi, et tema ja Gaia lapsed üldse ilmale tuleksid, sest need on tohutud titaanid, koledad, sajakäelised ja nii edasi ja ta püüab neid kogu aeg nagu tagasi hoida, ehk siis oma naise sees maa Gaia sees hoida. Lõpuks üks nendest siiski saab välja, see on Kroonos ja Kroonos, kes sellise isa käitumisega, taeva käitumisega ei ole rahul, kastreerib Uranose ja nendest verepiiskadest sünnivad või tegelikult Gaia loob gigandid. Ja gigandid on siis need tegelased, kes on maojalgadega, aga neil on ikkagi inimese keha, aga nad on küllaltki võimsad.
Legend läheb edasi sealt, Kroonos täpselt samuti oma naise Reaga ka nagu püüab neid lapsi vältida, sest ta on ju vägagi hästi on tal meeles, mida ta oma isaga tegi. Nii et 5. laps, keda ta tahab alla neelata, ulatatakse talle siis selles mähitud kiviolekus, mille ta alla neelab ja see on siis see 5. oli Zeus, kes viidi Kreetale maapakku. Nii, sellega lõpetame selle loo ära, aga mina siis püüdsin aretada Pergamoni altari juures seda jumalate, Olümpose jumalate võitlust gigantidega ehk siis nende Gaia poolt loodud tegelastega, kes saabusid siis siia verepiiskadest. Ja kuna ma seal hellenistlikus perioodis juba olen, see on siis Pergamoni altar on loodud hellenismi perioodil, see on Kreeka kultuuri üks viimaseid etappe, siis ma millegipärast otsustasin ühel hetkel, et ma panen siis selle Laokoone grupi ka, see on ka ju hästi tuttav figuur, ma kujutan ette, hästi tuttav grupp ja see viib meid Trooja sõtta. Mäletate, see oli see hobuse lugu, kus Laokoone, preester Laokoone läheb oma poegadega, et hoiatada troojalasi, et nad ei viiks seda puuhobust linna. See tõi ju kaasa tohutu hukatuse ja siis tulevad merest maod ja kägistavad ära nii Laokoone kui tema 2 poega. Ma olen selle skulptuuri ees seisnud ja sel hetkel igasuguste taieste vaatamisega on see probleem, et sa ühel hetkel sa tead seda legendi, sa tead, kuidas see lugu lõpeb ja sa vaatadki seda niimoodi. Aga ma tean, et ma Laokoone gruppi vaatasin, seisin seal skulptuuri ees ja püüdsin olla nii-öelda puhta silmaga vaataja. Ehk siis see vaataja, kes nagu ei teaks legendi lõppu, püüdsin analüüsida seda, et kuidas siis ikkagi nüüd on, kas madu saab jagu või ei saa jagu sellest vanemast mehest ja nendest 2 poisist. Ja seda gruppi vaadates mulle tundus, et ta võib peaaegu, et hakkama saada nende madudega. Kuidas hellenistlik skulptor seda asja käsitles, see jääb saladuseks. Niisiis, kollektsioon madusid, esimene täiesti normaalne ilususs, siis juba järgmine variant sellest samast ussist, kellel võivad olla väikesed käpakesed küljes ja siis lõpuks läheb ta tiivuliseks. Ja kui nüüd vaadata ringi, siis tegelikult võib olla uss ka lõpuks draakon. Ja neid tegelasi, kes võivad draakoniks muutuda, on päris mitmeid mütoloogias. Nii et kui te tahate teha ussi, siis te võite ka lõpuks jõuda draakonini. Ja kui te hakkate draakonit tegema, siis te võite piirduda ka ainult ussiga. Et selles suhtes on kõik võimalused, et minul lihtsalt see pildi galerii siis niisugune püüdis vahepeal olla ilmekas. Aga ma tahan selle ussi loo lõpetada hoopis sellise asjaga. Ja teate miks? Madude tarkust on hinnatud kõikidel perioodidel. Ja millegipärast mulle tundus, et see oleks nüüd väga hea. Mul on muidugi kahju, et Michelangelo seda madu ikkagi naisena ainult kujutas ja mitte maana. Aga tema tegi nii. See oli see koht, mõtelge kujutage endale korraks ette, et on paradiis, on rahu, vaikus, kõik on kogu aeg hästi, kõik on kogu aeg olemas, ühtegi probleemi ei ole, mitte midagi ei ole viga. Kõik on olemas. On ainult see üks puu, hea ja kurja tundmise puu, kus on viljad, mida on keelatud süüa. Ja loomulikult satub see Eeva sinna puu alla ja see madu küsib ta käest, et kas te ei söögi aiavilju? Täiesti süütu küsimus. Eeva vastab, et sööme küll, aga me ei tohi, meil on keelatud süüa selle puu vilju, me võime surra. Ja selle peale ütleb madu. Madu ütleb. Ei, te ei sure mitte. Te saate nägijaks. Te saate tundma head ja kurja. Te muutute Jumala sarnaseks.
näidake mulle ühte inimest, kes ei tahaks Jumala sarnane olla, kõikvõimas. Madu ei pidanud ütlema, et õunad on magusad, tule proovi. Madu ei tee nii labaseid käike. See on siis see Vana Testamendi, ütleme siis esimene müüt, mille peale inimesed paradiisiaiast välja aetigi. Ja algas ilus elu. Ma arvan, et seal oligi nagu liiga igav. Nii, järgmine kodanik, kelle ma ette võtan. Kas keegi on näinud kunagi mõnda ükssarvikut? Ei, ma mõtlen elus. Facebookis, laste mänguasjade poes kindlasti. Aga tegelikult looduses ringi kalpsamas. Veel ei ole. Ahaa. Ma pean ausalt tunnistama, et ma võtsin selle ükssarviku, jälle tal on jälle nagu mitu kihti ja teda annab nagu aretada seda teemat. Ja ma võtsin ta tegelikult ka sellepärast, et ma siin alguses vihjasin meie arheotüüpsele mälule ja ma vihjasin sellele, et raamaturahvas ja pidasin silmas Mesopotaamia ja Iisraeli kirjutatud tekste, mis tegelikult oma ajaloolises mõttes väga paljudes kohtades nagu kattuvad. Ja teine aeg, mis meid on tohutult kujundanud, me ei mäleta seda enam selles plaanis, sest meie ajalugu on kirjutanud selle ümber, sest oli antiik ja oli renessanss ja renessansi aja inimesed ütlesid, et see on vaheaeg, see on keskaeg, see on mõttetu aeg ühe sõnaga. Aga tegelikult me oma arheotüüpse mäluga tuleme keskajast ja me teeme niivõrd paljusid asju, mida me tegelikult hakkasime tegema keskajal siis, kui pärast suurt rahvaste rändamist oli see meie mõistes Euroopa formeerunud. Ja mina sattusin ükssarviku peale just nimelt tänu kunstiajaloole ja nendele keskaegsetele vaipadele. Ja ma toon teile ainult ühe näite, ühe hästi väikse näite. Lähete nüüd siit õhtul koju, kallate kallimaga või elukaaslasega oma veiniklaasidesse, tõstate klaasi, ütlete terviseks, täiesti keskaegne komme. Sealt on see tulnud. Ja neid asju on väga palju. Aga nüüd vaatame siis seda ükssarviku lugu ja ma valisin ta sellepärast, et mulle tundus, et ta on selline elukas, kes võiks natuke tähelepanu saada ja ta on sügavalt keskaegne ja teate, tal on üks omadus veel, ta on alati läbinisti positiivne. Temas ei ole kohe mitte midagi koledat. Ja nüüd esimene see vasakpoolne vaip, see näitab siis meile kahte neitsit koos kauni ükssarvikuga ja miks ma ütlen, et need on kindlasti neitsid, sest ükssarvik mitte kunagi endale mitte kedagi teist ligi ei lasknud. Järgmisel pildil, see on täiesti selline müstiline vaip, vaadake, kuidas mingisugused rüütlid peavad seal ükssarvikule jahti. Kas te teate, kuidas see jaht lõpeb? See lõpeb kindlasti nende rüütlite hävinguga, sest ükssarvik on ise nii puhas süütu vinge tegelane, et tema pääseb ka nende täiesti juba peaaegu et torkivate otste eest ära. Teda ei saa pidada karjas, teda ei saa kodustada, tema on metsik ja tema ennast kätte ei anna. Ainukene, kellele ta ennast siis kätte annab, viide on ka seal üleval nurgas, see väike pilt, on süütu neitsi, kelle sülle siis ükssarvik on nõus oma pea panema ja temaga suhtlema. Ja see ei ole siis mitte ainult füüsilises mõttes neitsi, vaid see on ka vaimses mõttes neitsi, ehk siis süütu maast laeni otsast lõpuni. Selline mütoloogiline elukas. Ja siin on ta nüüd väga hobune, ta võib ka olla kitsemoodi, et seal on mitu varianti ja kindel on see, et tal peab olema selline sirge üks sarv. Jah, spiraaliga, just nimelt, väga õige. Kust kohast see Pegasus tuleb? Minul on siin siis näited ükssarvikust, kes on saanud endale tiivad. Samas ma võiks öelda, et tõesti kõik need hobused, kes on sarvede ja tiibadega,
on kõik kuuluvad sellesse ühte klassi. Kui ükssarvikust veel rääkida, siis kuna teda ju meiesugused patused inimesed ilmselgelt ei näe, metsas ei kohta, siis meil on ainuke võimalus teda unes näha ja selles on ka terve mütoloogiline taust, et kui ükssarvikut näeb noor süütu tütarlaps unes, siis ta saab ilmselt varsti mehele või talle tehakse abielu ettepanek. Kui ükssarvikut abielunaine näeb unes, siis ilmselt saab ta lapseootele. Aga kui vanem daam näeb ükssarvikut unes, siis on oodata pikka elu, mis on haiguste vaba. Nii et kõik asjad on positiivsed. Küsida võib? Ja. Kas meesterahvas võib ka ükssarvikut unes näha? Ja loomulikult võib küll. Tema ka siis peaks olema pikaealine ja selline hea tervise juures. Tuleb ka miljon koju. Aga kuigi ükssarvik on läbinisti positiivne kuju, siis on mingid mutatsioonid. Ühel hetkel võib ta kabjaga maad kraapida ja siis tal võivad olla, eriti kui ta teeb seda unenäos, siis peab inimene hakkama väga täpselt oma maailmapildi üle järele mõtlema. See on ka täiesti selge. Aga täpselt sellest samast ükssarvest, see parempoolne pilt on nüüd minu leitudest ajaliselt varaseim, see kuulub Mesopotaamiasse. Ja need kaks seal kõrval on siis jälle sellised mütoloogilised mutatsioonid, kus juures see ülemine oleks võinud mul ka seal madude lehe peal peaaegu et olla. Seal seda sarve ei ole, aga see alumine helesinine loom on sarvega ükssarvik, kes on juba muutunud draakoniks. Nii et mutatsioonid nii madude kui süütute ükssarvede puhul on täiesti lubatud. Kui ma olin jõudnud oma loenguga siiamaani, siis kas ma saan osutada siin pildile? Vaadake seda kollast sarve. Ma ei taibanud Pelle käest küsida, et kas meil on nool ka. See kollane sarv viitab Külluse sarvele. Ja ma mõtlesin, et ma siis räägin ka 2 sõna Külluse sarvest. See on ka niisugune magus asi ju tegelikult. Ma arvan, et me kõik oleme selle mõttega ju kokku puutunud. Külluse sarv, kus on absoluutselt kõike. Ma räägin ära selle legendi, see viib meid jälle Kreekasse. See sama jumal Zeus, kes hiljem valitseb kõiki Olümpose jumalaid ja kui ta on nüüd siis oma isa Kroonose eest viidud peitu sinna Kreeta saarele ja ta elab seal koopas, siis tal on seal on 2 varianti, kas on nümf koos kitsega, aga igal juhul kits on ka ilma nümfita, sest kits annab talle piima ja Zeus siis elabki selle kitse piima peal ja ilmselt ka siis mängib selle kitsega. No, mida tal seal koopas ikka teha oli. Ja Zeus on muidugi ju jumal, nagu te mäletate, ja ta juba imikueas olla olnud väga tugev ja mänguhoos oli ta murdnud sellel kitsel kogemata sarve. Ja ta oli ise väga õnnetu olnud. Ja siis ta oli võtnud selle kitse sarve ja lubanud, et see sarv on alati täis kõiki maailma hüvesid, olgu see siis toit, mingid esemed, asjad, mis on väärtuslikud. Külluse sarv siis tuleb sealt samast murtud kitse sarve teemast. Mütoloogilises mõttes hästi oluline asi minu arust, aga tal on üks probleem sellel Külluse sarvel, kui te nüüd mõtlema hakkate. Ta mitte ühegi võtmega püsti ei seisa. Kui sa oled selle Külluse sarve ikka kätte saanud ja seal on kõik sees, siis nii kui sa ta maha paned, on see kõik lahkunud. Ehk siis alatoon, alumine mõte, kui sa oled selle Külluse sarve saanud, siis sa pead tema eest kogu aeg hoolt kandma, ehk teda endaga kaasas kandma, ehk teda kogu aeg hoidma.
muides see on labaselt öeldes kõikide varandustega vist nii. Aga miks ma Küllusesaarve siia vahele võtsin, sest minu jaoks hakkab see Küllusesaarve teema tegelikult täpselt sealt samast, kust Rüütonid tulevad ja see on jälle taas Kreeta saar. Seesama, kus see jumalanna madudega liikus. Rüüton on ohverdusnõu. Ja kui te lähete Herakleioni muuseumisse, siis te näete neid füüsiliselt, mis on Kreetalt üles kaevatud. Ja nendega, nii räägib nüüd legend, nendega käidi siis pühas hiies ohverdamas. Ja mingitel hetkedel ma mõtlesin selle peale, et milline peaks olema õlitase selles nõus, et ta seisaks korraks kas või püsti, sest tegelikult see maapind Kreetal on nii kivine, et sinna maapinda seda teravat otsa mitte ühegi võtmega kusagile ei pane ja kui me räägime pühast hiies, siis seal on kindlasti kõva pinnas. Aga nüüd ma olen hakanud mõtlema seda, et tegelikult vist oligi nii, et need preestritarid läksid Rüütoniga pühasse hiide ja kui nad ta maha asetasid, siis ta juba väljastaski oma ohvri. Anni. Minu viimane teema. Ega teil igav ei ole? Miks ma valisin oma viimaseks teemaks Püha Risti legendi? Kõigepealt mulle tundub, et see on selline legend, mida teavad väga vähesed. See on üks asi. Teine asi on see, et mulle tundub, et see legend vääriks mäletamist ja vääriks vahel arusaamist. Aga mingis mõttes on temaga väga lihtne tulla ka Eestisse tagasi. Niisiis, aga ma pean siia ette ütlema, et need maalid, mida te näete, see on minu meelest. Ma ei julge kunagi öelda absoluutselt kindlalt, sest alati, kui ma midagi kindlat väidan, siis pärast selgub, et kohe tuleb see informatsioon mulle juurde. Aga siiamaani on see minu leitud autoritest ainukene, kes on seda legendi maalinud. See on 15. sajandi vararenessansi Itaalia kunstnik Piero della Francesca, kes sündis täpselt sünniaastat ei ole teada, 1412 ja suri 1492. See on Ameerika avastamise aasta, aga tegelikult lõpetas ta maalimise juba paarkümmend aastat varem, sest tema nägemine ei olnud enam hea. Aga ta on maalinud väga palju teoseid ja need, kes on vähegi kunstiajalugu õppinud, need kindlasti mäletavad neid profiile. Need on Piero della Francesca poolt maalitud profiilid, Sforza ja issand, mis selle naise nimi oli? Keegi ei aita mind. Mul on see võib-olla Battista Sforza ja Federico da Montefeltro olid nende inimeste nimed. Need olid need profiilis, puhtas profiilis teosed. Nii. Ja see tsükkel freskosid Püha Risti legendiga asub siis, see on nüüd siis see asukoht Arezzo toomkiriku Santa Maggiore kabelis. Ühes kohas on kõik koos. Me läheme tagasi Vanasse testamenti ja oleme selle sama maailma loomise legendi juures tagasi. Adam ja Eva on nüüd siis, me teame juba, paradiisiaiast välja aetud ja seal tavalises elus ju sünnib neil terve hulk lapsi, lapselapsi ja nii edasi. Väidetavalt elas Adam 930 aastaseks. Andmed muidugi on erinevates kohtades erinevad, aga nii on. Aga ühel päeval tabab tedagi see saatus, mis kõiki inimesi, kes paradiisiaiast välja on aetud. Surm. Niisiis. Kui Adam sureb, siis tema poeg Sett. Nüüd on kaks varianti. Torkab oksa hauakohale maasse või istutab oksa Aadama hauale. Risti
hauale ei panda nii kaua, kuni Jeesus ei ole ristil kannatanud. Sellest oksast kasvab imeline puu. See on nii suurepärane puu ja see õitseb veel Saalomoni ajal. Aga Saalomon otsustab, et sellest puust saaks suurepärase templisamba ja laseb puu maha võtta. Aga siis selgub, et mõõt ei sobi. Järelikult natuke lühike oli see puu. Ja see puu pannakse sillaks üle oja. Edasi, ikka oleme selles Saalomoni ajas. Külastab Saalomoni Seeba kuninganna. Parempoolsel pildil on väga hästi näha Seeba kuninganna ja Saalomoni kohtumine. Seeba kuninganna, nii räägib müüt, esitab Saalomonile hulga küsimusi ja saab nendele ammendavad vastused. Ühtlasi liigub ta muidugi Saalomoni valdustes ringi ja palvetab oja juures, kui ta sinna satub, silla ees. Ja ütleb Saalomonile, ma vist annan selle viite korraks, et see Saalomon oli see tark mees, kes ühte last 2 naise vahel võrdselt jagas. Annab siis Saalomonile sellise viite, et see sild hävitab Iisraeli. Saalomon on ju tark ja ta laseb selle Aadama haualt lõigatud puu, millest on sild saanud, maha matta. Ajad mööduvad. Ja selle koha peale, kus see puu maeti Saalomoni poolt, kaevatakse ühel hetkel juba palju hiljem kaev. Selles kaevus on vesi imeline. Kõik naudivad seda vett. Ja ühel päeval tõuseb sellest kaevust üles puu. Sellest puust tehakse rist, kuhu naelutatakse Jeesus. Legend seinal sellega veel tegelikult ei lõppe, sest edasi viib kunstnik ja müüt meid juba Rooma aastasse 400, aastasse 330 keskmiselt. See on see hetk, kus Rooma riik on juba väga nõrk, seal on olnud tetrarhia, seal on mitu erinevat keisrit, kes seda valitsevad ja Konstantinus peab parasjagu võitlust Maxentiusega. Ja siis tuleb talle ilmutuslik unenägu. Andke mulle andeks, sellest unenäost on ka pilt, aga ma mõtlesin, et ma ei hakka kõiki neid väikseid tükke siin järjest eksponeerima. Ja talle antakse unenäost teada, et kui ta selle lipu all, ristilipu all, mis on seal keskel näha, võitleb, siis ta võidab. Täpselt nii ka läheb. Nüüd minul puuduvad täpsed andmed, aga ühel hetkel käib ka Konstantinuse ema Helena Jeruusalemmas ja tuvastab seal risti. Väidetakse, et tuvastab seal selle risti, kuhu Jeesus risti löödi. See peaks olema see pilt. Saeb selle risti tükkideks ja osad nendest tükkidest toob ka loomulikult endaga kaasa. See on siis see reliikviate algus. Nii et reliikviad ka üks osa mütoloogiast. Ja nüüd tuleme koju. Meil siin Eestis ristipuud, kusjuures see traditsioon on tegelikult väga vana. Ma ei tea, palju te sellest teate,
mina sain seda ka üsna hiljuti alles teada, meil on lausa ristipuude salud ja kuskil Kagu-Eestis on neid päris palju veel alles ja nende säilitamise eest käib siis ka selline väike niisugune võitlus, võiks öelda. Ja nagu ma ütlesin, et nad on tavaliselt männid, minul küll see esimene tundub väga, et on kask. Millal siis ja miks sellised puud on tekkinud? Puu sümbol mütoloogias, ma ei ole seda, ma võib-olla oleks võinudki selle ka püha puu legendi juures seda rohkem rääkida, aga puu, mis kasvab, ulatub taevasse ja tema juured ulatuvad maasse. Ta on ühendus maa ja taeva vahel. Ja enne seda, kui me ristiusu vastu võtsime, ilmselt kui see hing oli lahkunud, siis tema mälestuseks tehti puusse siis see märk. Aga see ei pidanud olema alguses üldse mitte ristimärk. Ma arvan, et see ristimärk on tunduvalt hiljem tekkinud. Aga nii nad siis on ja on meil Eestis veel siiamaani inimesi, kes siis lahkunule selle puu peale panevad ja seal on siis ilmselt suguvõsade ja perekondade kaupa, kas kasutatakse ühte puud või kasutatakse ka mitut erinevat. Sellega seoses muidugi jälle taas ei saa mööda minna hiiepuudest. Mina valisin tänasele pildi, mis on tantsiv hiiepuu. Ja ühtepidi ma siis lubasin rääkida ka kaasaegsest mütoloogiast, mitte rääkida, vaid ma näitan teile pilte. Kas keegi oskab mulle öelda, mis puuga on tegemist? Ta on suurelt, ma vaatan, kas ma isegi ära tunneks. Jaa. Jah, just. Navipuu. Ma millegipärast, kui ma vaatan, ütleme, et kaasaegset visuaali, on see siis kino või ütleme, et kunstis võib-olla vähem, siis väga palju kasutatakse just nimelt mütoloogiat. Näiteks mina pean ütlema, et ma ei ole selle, issand jumal, Troonide mäng on selle nimi. Ma ei ole selle fänn, ma olen vaadanud vahete vahel ja kui ma vaatan seda ja saan aru, kuidas seal on neid vanu legende kasutatud ja kui vahel käib see mulle natukene närvidele, sest ma tean seda õiget, eks ole. Või vähemalt seda algallikat, mitte õiget, ei ole olemas õiget ega vale, vaid ütleme seda algallikat, siis mind aeg-ajalt mõni asi nagu häirib ja siis ma pigem ei vaata. Aga Avatari filmis mulle meeldis see idee ja meeldis just nimelt see loodusesse suhtumine. Ta on muidugi teatud mõttes ju selline action film, aga seal olid mingid hetked, mis mind igati võlusid. Ja ka see puu mõte, et kui ma oleksin väga kõva küpsetaja, siis ma ütlen ausalt, ma hakkaks kohe seda ilmapuud, elupuud, hingepuud, mis iganes puud küpsetama. Läbi galerii. Aga õnneks ma ei ole nii hea küpsetaja. No nii, ma siis mõtlesin, et ma lõbustan teid lõpuks siis ka mõnede niisuguste kaasaegsete piltidega. Ma tänan tähelepanu eest, kas on küsimusi?